Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, on teisipäev, kell on saanud 7 minutit 1 läbi ning loomulikult on sel ajal Kuku Raadio eetris Eesti parim krimiraadio. Saadet juhivad ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka krimiraadio ekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma teadmisi eraäris. Saate teises pooles räägime ühiskonda vapustanud veretööst Valgas ning püüame teravama ja ehk ka kriitilisema pilguga vaadata selle kuritöö sisemusse. Miks ometi on alaealised taas osalised julmas veretöös? Kas oleme riigi ja ühiskonnana varasemate sarnaste juhtumite järel jätnud adekvaatsed järeldused ja tegevused tegemata? Kas sotsiaalmeedia võtab julmuselt piirid? Neile ja teistele küsimustele aitavad vastused leida Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Gretel Tamm ning advokaadibüroo Vaiden vandeadvokaat Olavi Jüri Luik, kes on mitmeski rängas kohtuloos olnud kannatajate poole esindaja. Aga saate esimeses pooles küsime otse ja ausalt, miks on Eesti justkui kõikide uute ülikangete tappenarkootikumide katselavar? Kuid vaatleme ka viimaseid politsei töövõite ning proovime aru saada, et millise aine mõju all on Eesti narkoturg 2026. aasta kevadel. Olukorrast annab ülevaate Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Tere tulemast taas Krimiraadiosse, Artur. Tere. No siin nagu ka raadiouudistest tegelikult kuulda oli, siis kokaiiniga on justkui ikkagi lood, kellele head, kellele halvad, meile siis pigem halvad. Mis seis selle kokaiiniga tegelikult siis on? Jah, see vastab tõele, et see on läbi aastate selle kättesaadavus on paranenud ja selle kvaliteet on paranenud eeskätt ka läbi selle, et inflatsioon ei mõjuta seda musta turgu nii, nagu ta meie igapäevaelu mõjutab. Kui me näeme, et elu läheb igal pool kallimaks ja meie palgad tõusevad, siis teatud ainete puhul nad ei ole aastate jooksul, nende hind ei ole muutunud ja kohati on ka odavamaks läinud. Ütleme nii, et see on muutunud taskukohasemaks. No igal juhul uudised ütlevad, et kokaiini on turul palju saadaval ja tarvitatakse ka rohkem. Milles see tarvitajate kasv, et kas meie inimesed loomult ongi siis kokaiini tarvitajad rohkemgi kui näiteks alkoholi tarvitajad viimasel ajal? No kunagi sai rääkida, et tegemist oli sellise eliitkaubaga, mis ei olnud kõigile taskukohane, aga tänagi, nagu ma olen juba öelnud, see taskukohasus on paranenud ja ta on suuremale tarvitajaskonnale kättesaadavam ja Lõuna-Ameerika kartellid teevad nii head tööd, et nad on seda toodangut suurendanud ja põhimõtteliselt meie turgu üle võtanud. Ja me ei räägi siin ainult Eestist, vaid me räägime Euroopast kui tervikuna ka. Andres, kas sind üllatas see uudis, et niivõrd massiivselt leiti reovee uuringutes siis kokaiini tarvitamise jälgi? No reovee uuringud on minu jaoks suhteliselt ikkagi tume maa, aga iseenesest see, et kokaiin on jõudnud sellises mahus turule, seda on näha aastate jooksul, juba aastakümnete jooksul, kus tema osatähtsus on tõusnud. Ma natukene hüppan tagasi, võib-olla isegi 90-ndatesse, sama mis Artur rääkis, eks ju, et see oli eliitkaup, siis tõesti, sest kui me 90-ndates Eesti politseid taas lõime ja tulid esimesed narkoosakonnad, siis kõigepealt meil olid puhtad need vanad klassikalised heroiinikud, nagu me ütleme, mis olid seotud vanglatega ja nii edasi. Ja siis sinna kõrvale, kus ütleme ekstasiga ja kõige muud tehniliste, ütleme siis narkootikumidega tekkis ka kokaiin ja julgen öelda seda, et 90. keskel see oli tõesti eliidikaup. Miks? Sellepärast, et paljud meie sellised politsei, keskkonnaapolitsei jälitustegevused jõudsid päris prominentsete Eesti inimesteni läbi nende diilerite, ka muusikamaailmas näiteks kasvavate tähtedeni. Ja see oli tõesti siis eliitne, aga kui praegu vaadata ringi, siis ma arvan, et see põhjendus on just selles esiteks, et kokaiin on väga puhas, sellepärast on ohtlik üledoosideks. Ja teine asi, mis on ka turult kuulda ka oma endistelt kolleegidelt Euroopas, on see, et kokaiin on hakatud segama teiste narkootikumidega, mis tõttu on tema siis, nagu öeldakse, sellist keemilist tõhusust saadud ka parandada tarvitajate jaoks.
kui me tuleme selle narkoturu olukorra juurde tagasi, kindlasti saate teises pooles, aga lugu, millest me sind, Artur, siia saatesse kutsudes inspiratsiooni saime, sai tegelikult politsei jaoks läbi juba tegelikult eelmise aasta lõpus, kui te suutsite maha võtta ühe suuremat sorti narkojõugu, kus siis 6 inimest on tänaseks süüdistuse saanud. No mis seltskonnaga täpsemalt tegemist oli? Punkti me panime eelmise aasta lõpus, aga alustasime veel varem selle. Eks siis see oli aega nõudev ja tegemist oli kogenud kurjategijatega, kelle konspireerituse tase oli väga kõrge ja see, et me sedasi selle asja saime lahendada, ma tunnen ka isiklikult uhkust selle üle. Küll aga me väga pikalt ei saanud seda jääda tähistama, sest töö pressib peale. Aga kogenud kurjategijad, põhikaubaks olid sünteetilised opioidid, nitaseenid ja orfiinid ja tuli ka alfa-PVP-d. Ja läbi selle menetluse meil õnnestus siis tänavatel kõrvaldada peaaegu 8 miljonit doosi, mis hoidis potentsiaalselt ära mitukümmend narkoüledoosi surma. Et meie jaoks on puhas töövõit. Te loetlesite siin nüüd järjest aineid, millest raadiokuulajatel pole aimugi ja aimu ei ole ka minul. Kõlasid võõralt. Mis ained need on? Millega tegu ikkagi? Sünteetilised opioidid nagu nitaseenid ja orfiinid. Põhiliselt meil liigub praegu tsüklorfiin. Et need on, ütleme nii, et kunagi 2000-te alguses meil turult kadus heroiin, mis peaks kõigile tuttav olema. Selle asemel tuli meil fentanüül, põhiliselt Venemaalt, aga ka tol hetkel tekkis vaakum ja see võttis selle turuosa kiiresti üle ja ka viimasel ajal 2017 kuni 2022 peaaegu 5 aastat meil õnnestus, eeskätt tänu minu kolleegidele Keskkriminaalpolitseist, õnnestus tekitada vaakumi turul, et meil õnnestus peaaegu täielikult kõrvaldada pakkumine turult. Ja siis see oli see koht, kus me nägime, et meie turule tulidki sellised eksootlised ained, mida pole varem nähtud, uued psühhoaktiivsed ained, nagu nitaseenid, hiljuti ka orfiinid, see oli ka esimene aeg, kus me nägime alfa-PVP-d. Nitaseenide ja orfiinide vahe on milles? Mõlemad on sünteetilised opioidid, aga mingi vahe seal ometigi on. No ütleme nii, et kui fentanüül ilmus meie turule, ta võis olla umbes 100 korda kangem kui heroiin ja kui tulid nitaseenid, siis ta võis olla mitukümmend korda kangem kui fentanüül. Seda alfa-PVP nimetatakse minu teada ka kas zombinarkotikumiks, kui ma ei eksi, millest teil selline tore hüüdnimi? Jah, see vastab tõele ja see on nii, nagu see nimetus ütleb, et see teeb tarvitajatega täpselt seda, et pealt näha on zombid. Seda jõuku, seda narkojõuku, te kas jälitasite pikalt ja lõpuks siis realiseerisite kogutud materjalid või see oli ikkagi mingisugune juhus, et te sattusite mingi koguse peale ja sealt kaudu siis kiirelt saite ka selle jõugule jälile? Kuidas pidi see menetlus käis? No ütleme nii, et tegemist oli kogenud kurjategijatega, ehk nad olid juba pikemad aega meie teravdatud tähelepanu all ja läbi juhuse, kui sul on nii kõrge konspireerituse tase, et sealt ei õnnestu midagi teha, et see on ikka pika ja sellise pingsa töö tulemus. No nagu sa mainisid, siis tegelikult tuttavad tegijad, jõugu ninamees Suleiman Tungurov on politseile tegelikult tõesti tuttav mees, vähemalt 14-15 aastat on ta politsei huviorbiidis olnud ja ka teise sünteetilise opioidi ehk siis fentanüüli, mis on Eestis kõvasti surma külvanud levitamise pärast ka kinni istunud. Ma ei tea, kui tavapäratu või tavapärane see on, et sellised narkoparunid oma vanade kommete juurde tagasi pöörduvad, hakkavad jälle mingit turgu ehitama siia. Eks narkoäri on eeskätt äri ja seal on suured rahad mängus ja kui see osa on neile tuttav, eks siis jah, see retsidiivsuse tase on kõrge. Andres, kas Suleiman Tungurov on sulle ka tuttav mees, nagu mainitud pikaajaline kurjategija, tuttav politseile juba varasemast ajast? Jaa, tema nimi tegelikult ja minu meelest isegi see suguvõsa on päris pika ajalooga. Nad on tegelenud erinevate narkootikumidega. Ja see näitabki selle äri nagu sellist projektipõhisust, et see, mis üks, nagu Artur ütles, et tehakse turule vaakum, siis need, kes ei ole selle vaakumi tekitamisega nagu tookordse fentanüüli, eks olid vennad kärberid seal põhimõtteliselt Peipsi järve ääres, kui nemad on turult ära võetud, siis narkoturg kindlasti jätta sinna tühja kohta ja tekib konkurents ja see muideks kindlasti lööb ka hinnad alla ja toob ka uued need ained, kas nad on sünteetilised või seesama kokaiin. Et jah, need seda tüüpi kurjategijad, keda me siin oleme nimetanud, nemad kindlasti võtavad üle iga vaakumi, mis vähegi tekib ja politseil on seepärast väga keeruline nendega tegutseda. Krimiraadio.
Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Saate esimeses pooles räägime Eesti narkoturust ja narkoainetest, millele politsei erilist tähelepanu pöörab. Külas on Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Meil oli juttu ühest 6-liikmelisest jõugust, kelle käest saati kätte kilodes siis ikkagi sünteetilisi opioide, millest oleks võinud saada siis doosi, 8 miljonit doosi, 8 miljonit inimest oleks võinud narkojoove saada, no see kõlab ikkagi hullumeelselt suure kogusena, oli see kõik ikkagi Eestisse mõeldud või? No see tundub nagu ulmekogus, aga see on eeskätt tänu sellele, et ained lähevad järjest kangemaks ja see 8 miljonit on ikka selline keskmine, et tavainimese jaoks jah, 8 miljonit, aga kui see on kogenud tarvitaja, eks ta vajab kordades suuremat doosi ka, eks siis ta tuleb natukene korrigeerida. Aga pigem me näeme, et see oli Eesti turu jaoks mõeldud, kuigi oht oli ka, et nad võivad turustada ka mujale, näiteks Soome. No see räägib ikkagi meie narkotarvitajatest üht-teist, et kogu see kraam ikkagi siin laiali jaotada. Kui narkoturust veel rääkida, siis on meil Eestis ka ikkagi mingid tüüpe, kes proovivad mingisuguseid laboreid ehitada või tuleb see kraam meile siit kuskilt väljas sisse? Neid laboreid me pole viimasel ajal avastanud, küll aga me näeme, et suur oht on selle ohu realiseerimisele, et me näeme, et meil on turgu, aga kui nüüd vaadata kurjategija vaatevinklist, et kui sul on, kas sa tahad võtta seda püsivat riski ja püstitada see mingisuguse labori või sa tahad korraks võtta selle riski või ajutiselt riski selle transportimisega välismaalt, näiteks seal samast Lätist, siis mida sa valid? Et ilmselt kui see hinnavahe Lätiga on nii suur, et ilmselt on mõistlikum kurjategijate vaatevinklist siis tuua need välismaalt sisse. Andres, sa tahtsid täiendada? Jaa, ma tahtsin täiendada väikse kõrgulapiikiga minevikku. Täpselt sama riskide hajutamine, kui me räägime Eesti narkoturust 90. lõpp, 2000 algus, 90. lõpp just, kui Eestis sai väga suur siis amfetamiinitootja antud regioonis, siis ega see enamus amfetamiini ei jäänud ka Eestisse. Eestis siis samal ajal toodi näiteks Hollandist amfetamiini, aga Eestis toodetud amfetamiin läks Soomesse, mingil määral ka Rootsi, mis näitab seda, et kurjategija ei taha, nagu öeldakse, oma õue peal on tal see, nagu öeldakse, viinatehas ja samas on ka viinakauplus, et parem see viinakauplus on kuskil mujal. Nüüd räägime orfiinidest, ma enne proovisin küsida, aga ma ei saanud päris täpselt aru, mille poolest nemad, orfiinid, siis see ainegrupp erineb nitasenidest, mis on juba niigi kanged, et siis on veel mingisugused orfiinid, et eks see on lihtsalt üks keemiline valem ja erinevad ained, aga nende toime on sarnane, et uimastav toime ja mõjuvad sarnaselt, aga lihtsalt ühed on teistes kangemad. Me oleme rääkinud siin, et kokaiini tarvitatakse aina rohkem ja kokaiin mingisuguses üldises ainete tarvitamise maailmas tundub tuttav nimi. Kõik need nitasenid, orfiinid ja muud saalised, see on üks selline nurgatagune värk ja ma olen aru saanud, et Eesti millegi pärast on siin selline katsepolügoon justkui, et millegi pärast just meil kiputakse neid eriti kangeid, eriti surmavaid, eriti vastikuid aineid tarvitama rohkem kui näiteks naabrite seast. Milles asi, miks me oleme selline katsepolügoon? No kui me võtame naturaalsed uimastid nagu kokaiin, marihuana, siis need on pikemat aega olnud ja seal mingid uuendusi ei tule, aga keemikud järjest nuputavad uusi keemilisi neid aineid ja eks nad katsetavad nendega. Aga miks meie just saime katsepolügooniks, sest puhati tänu sellele, et meie tekitasime selle vaakumi. Meil õnnestus kõrvaldada fentanüüli tänavatelt ja kui praktika näitab, et kui kõrvaldada seda pakkumist turult ja jääb stabiilne nõudlus, siis see probleemi ei lahenda, kui nõudlusega piisavalt ei tegeleda. Ja eks nad tulid siia katsetama uute ainetega ja see oligi aeg, kus me nägime neid hästi palju erinevaid psühhoaktiivseid aineid, mille hulgas olid ka need nimetatud ained. Andres? Ja ma täiendus ütleksin veel selle peale, et vaakumi tekkis turu peale ja tuleb arvestada, et umbes 15 aastat tagasi tõusis Eesti koos Norraga, ma ütleks, just fentanüüli siis tarbimise ja narkosurmade ulatuses, ütleme, siis elanikkonna arvu esikohal Euroopas
ja sama ka siis võrdseks me jõudsime ka elanikkonna kohta Ameerika, näiteks fentanüül oli suur probleem. Nii et mida ma tahan öelda on see, et üks asi oli see, et meil oli juba turg sees sünteetilistele opiaatidele ja see vaakum andis võimalusi siis veel paremini seda sama turgu uuendada. Aga siit jääb kõlama üks kummaline paradoks, et mida paremat tööd narkopolitsei teeb, seda vastikumad ained turule ilmuvad. Et kui me oleks jätnud kuidagi selle vaakumi tekitamata, oleks siin edasi mingisugused vähe leebemad opiaadid, võib-olla vana hea looduslik oopium ja nii edasi. Kas on nii? No ütleme nii, et kurjategijad on väga hästi kursis seadustega ja nad kasutavad ära ka seda bürokraatilist akent. Kui meile ilmuvad uued ained, siis meil läheb natukene aega, kui me saame neid päris keelatud ainete nimekirja. Meil on ka eelmisest aastast võimalus kehtestada ajutist piirangut, ajutist keeldu, aga see tähendab, et me võime neid aineid konfiskeerida, mitte inimest vastutusele võtta. Ja nad ekspluateerivad seda momenti nii kaua, kui nad saavad ja kui nad näevad, et inimesed hakkavad kinni kukkuma, siis nad tulevad mingi uue ainega välja ja hakkavad seda momenti ekspluateerima. Et siinkohal meie seadusandlus ei ole nii paindlik, et me saaks kohe päeva pealt need ained kõik ära keelata. Siin on olnud mitmel juhul juttu veel ühest kummalisest nähtusest. Kas on tõesti nii, et tänavapostid on Tallinnas QR-koodidega kleepse täis ja iga huviline võib siis hea õnne korral omale väikese narkotöökullerina saada või? No mitte ainult tänavad, ma eile käisin Maximas ja nägin seal seda QR-kleepsu. See oli küll kahjustatud. Teadet tahvlil kuskil? No täpselt kaamerate all, et nad on juba nii hulljulgeks läinud. Aga jah, et see on pigem, ma ütleks niimoodi, et see tänavamüük on tänapäeval järjest rohkem liikumas sinna sotsiaalvõrgustiku, sotsiaalmeedia platvormidele nagu Telegram, Snapchat, Signal. Seda klassikalist tänavamüüki on jäänud vähem, mis käib läbi tutvustaja käest kätte. Ja ma ütleks, et suurem osa, võib-olla 99% sellest reklaamis käibki seal interneti avarustes, aga teatud grupid on läinud nii julgeks, et nad julgevad reklaamida ennast ka päris maailmas ja kõige ohtlikum on see, et nad ei otsi enam kliente, vaid nad otsivad ka töötajaid, neid peitjaid, keda juba rakendatakse ainete levitamisel ja mida meie näeme suurt ohtu ka, et ega seal vanust ei küsita. Et keegi ei tea, kes selleks peitjaks või kliendiks hakkab ja see on see koht, kus meie noored võivad selle maailmaga kokku puutuda ja sellepärast on meie jaoks ka prioriteet. Kas see idee tegelikult justkui politsei tööd kuidagi lihtsaks, et skännid sealt samast Maximast selle koodi sisse, lepid mingisuguse aja kokku, mehed võtavad kutid maha ja kogu lugu või? Aga see päris nii lihtne ka ei ole, et me oleme hiljuti teinud sellise ennetuskampaania, et me otsisime nende originaalkleepsud üles ja kleepisime QR-koodid üle oma QR-koodiga, mis viis meie tehtud lehele ja mis teavitas inimesi siis nendest potentsiaalsetest ohtudest. Aga seal me alla kirjutasime, et me ei kogu andmeid, et andmete kogumine sellisel viisil, see on keeruline. No Andres, nagu näeme, siis infoühiskond tungib ka narkoärisse jõuliselt ja tagasi pöördumatult. Aga ma arvan, et pigem mina ütleks teistmoodi, et infoühiskond tongib kõigisse teistesse kuritegelike liinidesse, sellepärast, et ta loob parimad võimalused, ükskõik milleks me räägime siin ju üle saate, räägime kelmusteks, me räägime narkoturust, me räägime ükskõik mis majanduskuritegudest ja kokkuvõttes ma arvan, et ka tänapäeval, kui Eestis oleks mõrvade ja tapmiste arv selline võrreldav, ütleme mõne suurema Euroopa riigiga, siis ma arvan, selle QR-koodiga saaks isegi võib-olla mingid palgamõrvrid kuskilt tellida, meil ei ole vajadust siiamaani olnud selle. Aga siiski kõlab ju kõhedalt, et näiteks kuskil suure kaupluse infotahvlil on QR-kood, mis siis värbab inimesi tööle vedama siis ühes kohas teise narkoaineid ja ma millegipärast olen täitsa veendunud, et nii mõnigi laps, kellel on väheke taskuraha vaja, ongi läinud sellele teele ja ongi viinud mingisuguse anonüümse paki ühes kohas teise, ega tema tea, mis asi seal täpselt on, aga töö saab tehtud ja raha saab teenitud. Kindlasti see niimoodi on, aga veel kord rõhutan seda, et see on lihtsalt meetod, mis on üle võetud. Kui me tuletame meelde näiteks ükskõik millist narkomaailma ajalugu, siis on kasutatud aru koolipoiss veel nooremaid, eriti neid, kes ei ole üldse kriminaalvastutusele minevad, keda saadetakse punktist A punkti B. Nüüd on lihtsalt meetod muutunud, kuidas inimest kiiremini nendele saada ja teda ära mõjutada. Kas vanasti vist lausa ajalehe kuulutustega otsiti omale kullerid, eks ole? Ja otsiti ajalehe kuulutustega kullerid ja kelmid otsisid ajalehe kuulutustega endale ohvrid. Veel üks mulje, mis on ajakirjandusest jäänud, on see, et peale selle, et meil on need QR-kood ja kõik kohad täis, siis justkui hea otsimise korral on võimalik ka igast metsapargist mõni narkopakiki leida, mis siis oma klienti ootab. On see tõesti nii?
No kui mõni kuller on lohakalt oma kohustusi täitnud, siis täitsa võib olla ja kui lumi sulab maha ja mõned pakid võivad päevavalgele tulla. Kohati ka sellepärast, et meie sekkume ja paneme gruppe kinni ja võtame isikuid vastutusele ja need pakid võivad jääda sinna vedelema. Aga see MO on selline, et tegelikult need pakid on tavaliselt ette peidetud päris pikalt ja see võib tekitada olukorda, kus tõesti inimene kogemata komistab nende otsa. Kas siis võib-olla ongi selline omamoodi ladu, et sellist suurt laohoonet enam ei rendita, või lihtsalt jagatakse see kraam juba looduslikku lattu mööda linna või maakonda laiali? No vanasti oli nii, et neid suuri koguseid liigutati kontaktivabalt, et ei keegi tahtnud oma käe külge panna, aga tänapäeva reaalsus on see, et isegi väikseid koguseid niimoodi antakse üle ja kõik läheb aina kliendi sõbralikumaks selles mõttes, et keegi viitsi 1 grammi pärast kuskile, ma ei tea, teise linna otsa sõita, et pannakse ikka lähedale kuskile. Ja teie töö läheb aina keerulisemaks. Ega lihtsamaks ei lähe. Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov, suur tänu saates osalemast. Meie aga läheme väikesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Siin on ka meie hea ekspert Andres Anvelt, aga saate teema on uus ning uued on ka me saate külalised. Me räägime ühiskonda vapustanud veretööst Valgas ning püüame teravama ja ehk ka kriitilisema pilguga vaadata selle kuritöö sisemusse. Miks ometi on alaealised taas osalised julmas veretöös? Kas oleme riigi ja ühiskonnana varasemate sarnaste juhtumite järel jätnud adekvaatsed järeldused ja tegevused tegemata? Kas noored on sotsiaalmeedia ajal hulluks läinud? Küsimusi on seega palju ja neile aitavad meil täna vastust leida Lõunaringkonna prokuratuuri juhtivprokurör Gretel Tamm Kuku Tartu stuudiost ning Tallinna stuudios on meiega liitunud advokaadibüroo Vaiden vandeadvokaat Olavi Jüri Luik, kes on mitmeski rängas kohtuloos olnud kannatajate poole esindaja. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere päevast! Gretel Tamm, ma tean, et sellest möödunud laupäevast Valgas hargnema hakanud võikas kuritööst ei ole võimalik nüüd liiga palju üksikasju välja rääkida, kuid andke siiski nii lühidalt kui võimalik ülevaade, milline on hetke menetluse seis? Hetkel on siis olukord selline, et sellest kuriteo teatavaks saamisest on nüüdseks möödas 3 päeva. Selle 3 päeva jooksul on siis kinni peetud 5 kahtlustatavat. Neist 4 suhtes esitas prokuratuur vahistamistaotluse ja kohus ka vahistas kõik need 4 kahtlustatavat. On läbi viidud hulk uurimistoiminguid. Kohe esimesel päeval tuli ju kõigepealt otsida ohvri surnukeha. Üle on kuulatud kahtlustatavad ja veel mõned inimesed ja kogu see esmane tõendite pakett kokku saadud, aga ma pean kohe ära ütlema, et juba praegu on selge, et meil on tegemist esialgsete kahtlustustega. Tõendites on lünki, on vastuolusid, seda kõike tuleb nüüd rahulikult analüüsida ja hakata neid lünki täitma ja ka tegelema sellega, et mis oli siis selle asja põhjus, mitte lihtsalt see, et kuidas see kõik juhtus, vaid miks see juhtus. No, nagu te mainisite, siis sellega on seotud päris palju inimesi, 17-aastane, 19-aastane, 15-aastane noormees, lisaks 24-aastane mees ja 43-aastane naine. No tuleb tunnistada, et ainuüksi sünniaastate järgi on see pealt näha ikkagi väga kummaline kooslus. Kas seda on võimalik öelda, et mis neid ühendas? Jaa, seda on võimalik öelda. Nimelt siis need poisid olid selle keskealise naisterahva poja kaaslased ja sõbrad. Ehk et nad olid omavahel tuttavad inimesed ja siis see ema täiskasvanud inimesena oli selles samas seltskonnas. Ja omakorda kannatanu oli siis selle ema tuttav, et mitte öelda veelgi lähedasem inimene. Aga nagu on siin nii mõnigi kord öeldud, me ei saa liiga palju detaile selle kuriteo uurimise käigu kohta öelda, ehk et võtame natuke laiema pildi. Olavi Jüri Luik, te kirjutasite paar päeva tagasi arvamusloo, kus osutasite, et noorukite tapmisjuhtumid, mida varem peeti väga erandlikeks,
pole seda enam mitte. Lühikese aja jooksul on toimunud sarnased tragöödiad Tammistes, Jõgeval, Raasikul ja nüüd ka Valgas. Ja see kõik näeb välja nagu üks häiriv muster. Mis muster? Millist mustrit teie näete? Ma näen kõige hullemat mustrit sotsiaalmeediat. Kahjuks Valga tapmise kohta on video TikTokis olemas. Mulle eile õhtul edastati see. Et see on arusaadavalt, riik ei jõuagi igat sotsiaalmeediakontot kinni panna. Riik tegeleb sellega aktiivselt, aga see Valga sündmuse video on täiesti avalikult tänasel hetkel kättesaadav. Täpselt sama asi oli nendel eelmistel juhtumitel. Ja mulle tundub, et noored on kuidagi irdunud reaalsest elust. Nende jaoks on see happening, nende jaoks on see võimalus olla tegija, see, kuidas nad oma Snapchatide gruppides ja nii edasi neid jõhkraid videosid jagavad, see on ületanud minu arvates talutava piiri, et jaa, ma mõistan Euroopa üldist suundumust, et laps kurjategijaid tuleb kaitsta, istungid kinniseks, lapsele tuleviku jaoks tagame alustamise puhtalt lehelt, aga sealjuures unustatakse täiesti ära ohvri lähedased ja ohvritest ülesõitmine, ma ei süüdista siin, ärge valesti aru saage, ei prokuratuuri ega politseid, nemad teevad väga head tööd, kindlasti teevad väga head tööd, aga see ühiskondlik õiguspoliitiline suund minu arvates ei vii sinna, nii et üldpreventsioon oleks tagatud, et lapsed saaksid aru, et see happening ei ole happening. Me ei pea nägema seda, kui lapsed kohtuistungil kokku kukuvad ühel hetkel, kui nad saavad aru, millega nad on hakkama saanud, mis paraku juhtub sellistes asjades. Kindlasti prokurör oskab seda paremini selgitada. Me peaksime suutma seda sõnumit varasemalt edasi viia. Et see on väga suur probleem tegelikult. Andres? Jah, ma vaataks seda asja veel laiemalt. Olavil on õigus, kindlasti sotsiaalmeedia on andnud võimaluse nendel samadel noortel, kellel on, nagu öeldakse, üleskasvamisega, kasvatusega probleeme olnud, omavahel jõugustuda, luua gruppe, eks ju, omavahel kiidelda, see on nagu teatud selline noorte huntide murdmisgrupp, nagu ka looduses on, inimesed on ikka looduse lapsed, see on üks asi. Teine asi, mis ka siin Olavi mainis, aga kus ma ise olen osaline olnud ka justiitsministrina 10 aastat tagasi, kus Eesti võttis ka Euroopa näitel endale väga tugeva sellise poliitilise suuna ja mis päädis sellega, et veel mõni aasta tagasi meil ei olnud vanglas mitte ühtegi alaealist kurjategijat, kõik olid tingimisi. See muutus muidugi peale nende esimeste Raasiku ja muude juhtumitega ja minu meelest on ka kolmas asi, et me peame vaatama, mis me ümber toimub. Kui me vaatame Rootsit ja kui me vaatame ka Soomet, siis seal on tekkinud täielik tendents selle poole, et ka vanemad kurjategijad värbavad nooremaid ja ka nooremad ise sooritavad raskeid kuritegusid sellepärast, et nad on väga hästi teadlikud, et nende suhtes on riiklik reaktsioon palju leebem ja seetõttu on neid mugav ja ka odav ära kasuta ja see kõik need tegurid koos loovad sellise sümbioosi, et me hakkame kahjuks aina rohkem vastu vaatama sellistele kuritegudele, mis on toimunud viimaste aastate jooksul noortega. Gretel Talm, kas teil on kohe nii jooksu pealt tahtmist vastata? Jaa, on küll tahtmist vastata. Ma ei ole päris nõus sellega, et range karistus on see selline kuldvõti, mis meid sellest kehvast seisust välja aitab. Kõigepealt, kui me räägime nüüd kas või sellest Valga sündmusest või nendest varasematest tapmistest, siis ikkagi selliste tegude puhul ootab ka noorte ees vanglakaristus, kui ta süüdi mõistetakse, et siin ei toimu mingit peasilitamist ja menetluse lõpetamist. Aga ma olen hästi nõus sellega, et sotsiaalmeedial on siin oma roll. Aga see roll on nagu veel keerulisem kui see, et sealt otsitakse sellist nagu kuulsust ja tahetakse tähelepanu pälvida, vaid ma näen seda, et noored elavad justkui mingisuguses paralleelmaailmas. Ehk et ma isegi ei julge arvata, et nad tegutsevad teadlikult nõnda, et nad teavad, et nemad ei saa ju karistada ja neid koheldakse väga leebelt ja nad võivad ükskõik mida teha. Mul on tunne, et nad ei adu üldse, mis seadused ühiskonnas kehtivad. Ja siin ongi see, et ühest küljest on see sotsiaalmeedia eeskujud ja rollimudelid ja teisest küljest ikkagi see, et mis toimub nende noorte peredes.
ka selle Valga juhtumi puhul ma olen natukene seal noorte tausta vaadanud, et kui ühel poisil on seal olnud varasem kokkupuude politseiga seoses karistusega ja talle määrati siis mõjutusvahend, et ta peab käima kriminaalhooldaja juures tegema ühiskondlikult kasulikku tööd, siis need kohustused ta täitis ära. Aga sinna kriminaalhooldaja juurde esimesele vestlusele tuli kaasa tema ema, kes oli purjus. Ehk et ma küsin sealt, et mis eeskuju ta üldse sealt kodust kaasa saab või mis väärtused või nagu siit ta kaasa saab, et kui ma näen neid noori, siis mul on tunne, et neil ei ole üldse nagu adekvaatseid sihte kasvamisel, et nad tahaksid kellekski saada või et kuidas nad hakkavad tulevikus ennast elatama või raha teenima, nad lihtsalt nagu on. Olav, Jüri Luik, ma saan aru, et teil kohe siin tulid järjest oma küsimused. Jah, ma olen selles mõttes prokuröriga nõus, et nendel noortel on mingi on-seisund, et nad ei adu, et olles paraku mitmes nendes kurvas asjas kannatanu esindajad, ma olen neid koledaid videosid näinud ja minu mõistus tõrgub võtmast. Ma saan kunagise poisina aru kaklusest. Ma saan aru, et kaklus võib kuidagi negatiivselt lõppeda kogemata halbade asjade kokkusattumisel, aga üldiselt alati on need poisid, kes seda teevad, et maskuliinses kultuuris on tavaliselt ju see, et kui sa oma üleoleku paned maksma, siis sa lõpetad, aga need inimesed ei lõpeta. See julmus, see erakordne julmus, mis ühest hetkest edasi läheb, nad ei saa aru, mis maailmas nad on. Ja mis puudutab katkisi peresid, tõsi, on ka neid, aga vähemalt ühes juhtumis on 2 poissi täiesti korralikust perest, täiesti korralikult õppinud, mitte ühte keskmine Eesti noor, kes midagi halba ei tee, on sattunud hetke olukorda ja ta ei ole suutnud sealt minema jalutada, ei ole suutnud öelda ei. Miks selline asi on täiesti arusaamatu? No, teema tekitab siin kõigis ikkagi kommentaare. Andres, ma saan aru, et ka sinul tekitas mõtteid. Jaa, ma tahan öelda proua prokurörile nagu täiendada seda, et ma ei räägi mitte sellest, et nad ei vaata tapmist, ei näe seal karistust taga, mingil hetkel seda tajuvad. Ma räägin reaktsioonid ja reaalsed reaktsioonid esimestele nende poolt pandud õigusrikkumistele. No, näiteks sotsiaalmeedias levib ka praegu ühe Valga inimese jutustus selles, kuidas ta teab seda perekonda, siin on väga palju kordi politseid kutsutud, mitte mingisugust reaktsiooni pole olnud ja või on see politsei reaktsioon olnud, ütleme niimoodi, et pealiskaude, politsei ei saagi võtta endale vastutust ega ka prokuratuur selle lapse kasvatamisest. Siin väga palju mängivad rolli kohaliku omavalitsuse ja ka riiklikud erinevad struktuurid, kes peaksid sellise, nagu öeldakse, mingil määral hädas, sotsiaalses hädas oleva noore võtma üle ja tegelema temaga tõsiselt, mitte pealiskaudselt, ta teeb mingisugust tunnidki kuskil ära, kuulab samal ajal TikTokis olles mingisugust vägivalla vastast loengut ja tulemus on 0. Et reaktsioon peab olema tugevam ja kiirem just nende esimeste õigusrikkumistest, sealt jõutakse harilikult tapmisteni välja. Gretel Tamm. Ja sellega ma olen põhimõtteliselt nõus, et peab olema mingisugune vahesamm, et enne kui me tuleme päris kriminaalkaristuste ja vangla juurde, et me peame hästi palju varem märkama selliseid noori, kes vajavad abi, aga mina näen hästi siin ka seda, et meil hakkab ühiskonnas ikkagi tekkima mingisugune selline fundamentaalne kihistumine, kus me ei saa rääkida sellest, et lastel ja noortel on võrdsed võimalused ja meil on terve kiht noori inimesi ja võib-olla eriti on neid väiksemates linnades ja väiksemates kohtades, kellel oleks vaja seda abi, et kui nende vanemad neist üle ei käi ja kui nad vanemates mingit eeskuju ja tuge ei leia, et neil näiteks oleks võimalik minna kuskile internaatkooli, kus nad saavad normaalselt õppida ja kus neile ikkagi mingisuguseid väärtusi edasi antakse. Ja nad ei ole täiesti kontrollita, sest selle Valga asja näitel ma ikkagi näen tugevalt seda, et kui täiskasvanud inimene ise kannustab noori alkoholi tarvitama, ise annab väga halba eeskuju ja võib-olla isegi õhutab kuriteo toimepanemisele, et siis seal ei saa rääkida noore normaalsest arengust ja see lõpebki kõik nii, nagu seekord lõppes. Olev, Jüri Luik, te olete olnud advokaadina nendele asjadele, teil on võimalus olnud sisse vaadata. Kuidas siis tundub, et kas meil siis mingi süsteem ikka absoluutselt ei toimi või? Mulle õudselt meeldib USA süsteem, mis kriminaalõiguse süsteem on üles ehitatud kannatanu kesksena. Kannatanu
olukorra ennistamine, see, kuidas uurija käib rääkimas, prokurör käib rääkimas, kuidas kannatanu on A ja O kohtumenetluses. Meil on kannatanu ballast kõikide jaoks ja prokurörid ja uurijad teevad oma töö ilusasti ära, by the book. Ma ei heida nendele mitte midagi ette, aga üleüldine justiitssüsteem meil käsitleb kannatanud ballastina. Tegelikult nendes asjades ei tapeta ära ainult füüsiliselt 1 või 2 inimest, tapetakse vaimselt ära kellegi ema, kellegi isa, kellegi õde, kellegi vend. Seda vaimset tapetust ma olen nii palju näinud ja siis tulevad otsused, et kuulge, teie tsiviilhagi me küll nüüd ei hakka vaatama, see on lapsi liiga koormavam, et teeme eraldi menetluse selle jaoks. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et et lapse kaitse on, kes on siis see tapp ja siis ta istub ju 2 menetlust, kõigepealt kriminaalmenetlus, kus on süümenetlus ja teine on siis tsiviilmenetlus, kus on tsiviilhagi. Et miks me kannatanud kõrvale lükkame, kust tuleb suhtumine kannatanutesse, tegelikult kogu süsteem, ütleme, kui kuritegu on toimunud, karistus on oluline, aga veel olulisem on kannatanu kaitse, kannatanud eest seismine, et nad saaksid aru, et riik on täiega nende taga. Ja prokurörile lisaks kuna ma nägin eile seda videot, ma ei hakka seda sisult kommenteerima, ka minu mõistus tõrgub võtmast, kuidas üks ema saab oma lapsele selliseid suuniseid anda. Et mis on meie ühiskonnas juhtunud, et ka täiskasvanu utsitab takka selliselt? Neile ja teistele küsimustele otsime vastuseid pärast pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega ekspert Andres Anvelt ning saatekülalisteks on vandeadvokaat Olavi Jüri Luik ning Lõunaringkonna prokuratuuri juhtivprokurör Gretel Tamm ja räägime sellest, miks lapsed tapavad. Gretel Tamm, ma mõistan vägagi, et ühiskond peab tegema kõik, et ka väga rängalt eksinud noor inimene lõpuks ikkagi päästa ja õigele teele suunata. Kuid kuidas päästa noor inimene, kes ilmselge mõnu või vähemalt kaastundeta filmib mingisugust piinamist, peksmist ja levitab seda? Võib-olla me ikkagi liiga palju muretseme selle pärast, kuidas on tema kodune taust ja missuguses perekonnas on kasvanud ja tõepoolest jätame nagu selle teo enda tähelepanuta või väärilise tähelepanuta ja karistuseks võib-olla ei karista selle teo eest piisavalt rangelt. Ma ei pea siin silmas seda, et selliste tegude eest ei peaks rangelt karistama, peaks kindlasti. Ja mõnel juhul ongi see, et ega tulebki tõdeda, et seda noort ei ole enam võimalik päästa ja ta peab seaduse täie rangusega vastutama. Ma pigem selle mõistmise ja põhjuste selgitamise puhul pean silmas just seda, et etapp enne, kui sellise teoni jõutakse, tuleks jõuda nende probleemsete noorteni, et veel selles etapis üldse selliseid tegusid ära hoida. Seal ma pean silmas seda, et tuleb põhjalikult tegeleda nende põhjustega. Aga kui juba ikkagi noor inimene on võtnud teiselt inimeselt elu või naudib julmust ja piinamist, siis kahtlemata peab sellele järgneva ka vääriline karistus. Ma ühe detaili küsiksin üle. Me oleme siin palju rääkinud nii-öelda sotsiaalmeedia mõjust noortele ja nende võib-olla julmuse kasvule. Politsei manitses inimesi, et nad ei levitaks seda videot. Ometi see video levib. Kas meil ei oleks põhjust nagu vaadata seaduse mõttes otsa ka sellele olukorrale, et ikkagi keegi, kes teadlikult levitab eriti julma sisuga videosid, et neil on ka mingisugune vastutus. Ma saan aru, et saab öelda, et umbes samasugused asjad toimuvad Venemaal ja seal lõpuks siis see asi on jõudnud nii kaugele, et ükskõik millise sõnaga sa näiteks Putinit seal mainid, siis sa ka kohtu alla lähed. No, see on Venemaa, las nende asjad olla nende moodi, aga siiski meil, et kas selle julma sisuga videote levitamine, tahtlik levitamine, kas sellele võiks kuidagi seadusega proovida piiri panna või anda talle mingisugune vastutus? No iseenesest on meil ju karistusseadustikus lausa koosseis, et näiteks alaealisele julmuse ja vägivalla näitamine on õigusrikkumine.
aga kui me ütleme, et me keelame midagi seaduse tasemel ära, siis meil peab olema ka vastus sellele, et kuidas me seda keeldu siis jõustame, et kuidas me selle ellu viime, et kuidas me siis takistame seal digitaalse meedia ajastul seda, et video saaks levida, eks ole. Ja teine küsimus on see, et mida me mõistame selle vägivalla eksponeerimise ja julmuse levitamise all, et kui me nüüd võtame selle video ja selle sõnades ükshaaval üksipulgi lahti jutustame, mida tegelikult meediaväljaanded on teinud, siis see on ka vägivalla reprodutseerimine, eks ole. Et see on väga mitmetahuline see küsimus. Olav Jüri. Ma tahaksin öelda, et siin on tegelikult ka teine pool, üks asi on karistusõigus, arusaadav, aga tuletage meelde, iga sõna loll peale minnakse meil praegu kohtusse, öeldakse, et sa solvasid mind ehk need laimuhagid teemad. Siis tegelikult täpselt seesama mittevaraline moraalne kahju tekib inimestel, lähedastel, kelle lähedase tapmise videot levitatakse. See on ju tegelikult uuesti üleelamise tekitamine ja nende piinade jätkamine. Ja mis on nagu minu poolt vaadates nagu õudselt suur probleem, on meie kriminaalasju istuvate kohtunike ja tsiviilasju istuvate kohtunike lahendite totaalne dissonants. Et kriminaalasjas ja kõik, mis on liiklussüüteod, kui keegi sõidab kellegi kogemata surnuks, on mittevaralise kahju hüvitised suured. Aga niisuguste tapmiste puhul leiavad kohtunud, aga meil ei ole pättidelt midagi võtta. Et see ei saa olla argument, et tegelikult ka see on karistus, ja küll ta ei ole karistusõiguslikus mõttes, aga karistus see, et jutumärkides sellelt Valga õhutavalt emalt võetakse elamine käest ära, sellepärast et sa tekitasid mittevaralise kahju sellele, kes tapeti ja lähedastele, kes elasid üle. Et täpselt samas olukorras liiklusõnnetuse puhul on praegusel hetkel lähedastele mõistetakse välja hüvitised 25–30 000 ja kannatanu iseenda üleelamised olenevalt, eks ju, elueast. Aga kui me jõuame tapmiste juurde, siis on millegipärast need hüvitised kohe kordades väiksemad. Andres? Ma tahtsin öelda pisikese remargi seoses sotsiaalmeediaga. Ehk tegelikult ka eelmises saatelõigus, kus me rääkisime narkootikumidest, siis mina rõhutan veel kord, sotsiaalmeedia ja küberruum on tegelikult meetod. Ta kindlasti aitab mingil määral kaasa, aga kui me tuleme tagasi, teeme väga hiirge hüppe näiteks 90-ndatesse, kus tapmiste arv ulatus, siin on 400 aastas keskel, eks 90 keskel, kus me tegelikult neid noorte kuritegusid pannud tähele, aga see levis täpselt samuti väga kiiresti, küll mitte videona, aga ka kulutulena levis noorte hulgas ja vägivald oli tookord palju märkimisväärsem kui praegu. Nii et sotsiaalmeedia on ainult üks, nagu öeldakse, levitamismeetod, aga mitte selle põhipõhjus. No me saame kõik aru, et see olukord on ikkagi igas mõttes praegu käest ära läinud. Head saatekülalised ja eksperdid, mida siis teha? Me ei saa ju ühiskonnana siin lihtsalt tuima panna ja oodata, et millal me mõnest järjekordsest ääretult võikast alaealiste kuritööst kuuleme ja neid videosid vaatame. On kellegil mingisugune mõte? No, mina tahaksin öelda, et me peaksime julgema rääkima ka nendest alaealistest, rääkima nende vanematest, kaasa arvatud nimede ja nägudega. Ma mõistan Euroopa suundumust, aga kui te nüüd mõtlete, et mis preventiivselt mõjub, siis kahtlematult on seda see, kui ka häbiposti satutakse. Häbipost on alati olnud üks kohtadest, mis hoiab kuritegevust maas. Ja teiseks, justiitssüsteem peaks pöörduma rohkem kannatanu poole, kaasa arvatud siis tsiviilõiguslike meetoditega, nagu ma rääkisin, kahju hüvitamise nõuded just niisugustes kuritegude asjades. Prokuratuur võiks olla äärmiselt aktiivne juba kriminaalasja algusfaasis üritada kahtlustatavate vara arestida näiteks. Gretel Tamm, kuidas teie või millised on teie mõtted? Mulle tundub, et tegutseda tuleb paralleelselt hästi mitmetes liinides. Ehk et meil on tohutu hulk ametkondi, kes tegelevad alaealistega, aga tegelikult tükati meie ametkonnad ei tea, millega teine ametkond tegeleb ja nende vahel see info ei liigu. Ja see osaliselt toob välja ka selle sama andmekaitseprobleemi, millest härra Luik juba rääkis, et ei julgeta õigel ajal andmeid anda õigesse kohta, kes saaksid asjadega tegeleda. Andresel oli ka kiireks repliigiks. Jaa, mina ei jäta ikka oma seda mõtet, et väikene
alguses kas või kergema kuriteo eest šokivangistus ka sellele alaealisele näiteks seda, milliseks tema elu võib kujuneda ka pikemate vangistuste ajal ja minus ärkab alati väike poliitik, kuigi ma seda ei ole, selle asemel, et anda neid Tartu vangla näiteks rootslastele käsutada, siis ehitada välja väikene tiivakene, kus on olemas nii see internetkool, millest proua prokurör rääkis, kus on olemas meil kasvatusmeetodid, aga vabadus on piiratud, ta saab aru, et see on tema elurisk. Sellega on tänane sisutihe Krimiraadioga lõppenud. Lõuna ringkonna prokuratuuri juhtivprokurör Gretel Tamm ja vandeadvokaat Olav-Jüri Luik. Me täname, et meil saates osalesite, muidugi juttu jätkuks kauemaks, aga lihtsalt aeg jookseb peale. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli meiega ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.